Mina olen Holger. Ma ei tea, kes te teate, kes ma olen. Võib-olla mõned teavad, võib-olla mõned ei tea, kes on siia tulnud minu TikToki kutse peale. Siis te teate, kes ma olen. Aga ma olen tavaline inimene, kes otsustas, et hakkab tegema YouTube'i. Ja ma teen TikToki. See intro, ma tean, see oli väga halvasti võib-olla tehtud. Aga ma tahtsin midagi ägedat teha. Ja mõtlesin, ma hakkan tegema YouTube'i mõttega, et minu arust ma teen praegu TikToki väga palju. Et YouTube on päris äge koht, mida teha ja see on palju ägedam. See on tõesti palju ägedam, ma arvan isegi. Sest siin ma saan rohkem teiega rääkida, jagada oma mõtteid ja mul on mikrofon ka, mida ma kunagi TikTokis vist näidanud isegi ei ole. Kuigi ma olen näinud küll. Aga ma mõtlesin, et ma hakkan tegema YouTube'i vloge. Kes te olete suvalised siin, siis mu TikTok on Holger Kaad. Minge, vaadake kõik ja likeige kindlasti followge. Ja kui sa oled uus siin mu esimest videot vaatamas, siis vajuta ka see subscribe'i nupp ära, kui sa juba oled siin. Seega ma arvan, et ma teen oma esimese vlogi, selle, mis ma siin praegu hakkan tegema. Ja nagu ikka vlogides näidatakse oma päeva tavaliselt. Seega tänased plaanid oleksid need, et me lähme ühe TikToki laivi jooks realiseerimiskeskusesse. Kui see video on väljas, siis see live on kindlasti ära toimunud. Praegu munade pühad on täna. Ma võin teile näidata ka. Ma värvisin ma ei ole veel värvinud. Aga sorry, ma tean, täna on pühapäev. Täna on 5. Ja, täna on 5. aprill pühapäev. Ma tean, täna on 5. aprill munade pühade päev, aga ma ei ole veel munasid värvinud. Ma ei tea, võib-olla õhtupoole teen seda koos emaga, ma arvan. Ja, aga ma nüüd varsti lähen sinna realiseerimiskeskusesse ja siis ma juba näitan teile, mis ma sealt saan. Sest ma arvan, et see live jooks ma peaks päris häid asju sealt saama. Mina jälle siin. Pole ammu näinud, ma tean. Aga vahepeal on mitu päeva möödas, kui ma viimati filmisin. Ma vist filmisin äkki pühapäeval, jah. Mu päev on juba sessis. Igatahes on teisipäev ja ma tulin koolist ja nüüd ma pean tegema ühte esitlus praegu valmis. Meil ainult geograafis ülesanne teha siuksest kohast nagu Vesuv kui Pompei linna hukk. Siukene nagu pealkiri anti või siis geograafis, et ehk selles esitlus. Mul tuli 5 slaidi. Ma kuulsin, et mu klassivennal tuli 12. Seega ma keerasin midagi pekki või mis värk on nagu. Aga praegu ma teen kokkuvõtte, mul on siin natuke veel puudu. Natuke võiks veel olla. Et jah, ma siin näiteks mingi arheoloogide pildid on ja hästi palju infot. Ja siis veel mingi pilt on ja. Sumo on vulkaan Euroopas Apelliini poolsaar, vulkaan 1281 meetrit kõrge. Ehk siis siin otsa minek oleks suht halb. Ja see võib tänapäevani pursata. Ma ei tea, kas see pilt näeb nagu real välja või ta ei näe, ma ei tea. Aga ma panin selle. Nüüd mõtlesin ka, et ma panen selle video, mis ma praegu teen äkki kooli vahel üles. Võiks umbes olla. Jaa, et umbes siis panna. Aga ma teen seda edasi ja siis ma arvan, ma lõpuks on selle valmis ja. Ta on juba kolmapäev, aga lihtsalt praegult äge asi. Kes teate mu followeri TikTokis, te teate, aga ma panin praegult just ühe story üles, kus ma ütlesin, et ma teen reedel laivi. Ja ma teadsin midagi, mida ma umbes tahan seal teha, sest algne idee oli mul see, et ma lähen reedel, käin seal realiseerimiskeskuses, ostan midagi, näitan mingeid ägedaid asju. Aga kuna need keskused olid kinni munade peal, siis ma ei saanud minna ostma. Ja mul tuli praegu mingi lambine mõte, et äkki teeks niimoodi, et fännid arvavad minu videosi nagu, et mis videosi mina teinud olen. Ja siis, et mingid vihjed videote kohta, kes ära arvab, siis see, ma ei tea, saab kommi. Aga lihtsalt, et ja
et teha lihtsalt mingi siuke live. Ja mul muidu polnud siis plaanis, mis mõtlesin, et eile õhtul mõtlesin, et võiks siukest teha, siis mõtlesin, siis praegu teen story, lihtsalt kirjutan. Lihtsalt kirjutan üles ja siis mingi, et ootaks, ma praegu paningi selle story üles või. Ja, aga ma pean õppima hakkama. Ma ei tea, Loki mulle väga ei meeldi, kui Mati Õps ajalooõpetajad teevad mõistetud töösid. Okei, mulle meeldib sellepärast, et minu ajalooõpetajad teeb väga palju mõistetud töösid nagu mõistete peale, ainult töö, on ju. Aga mis mulle selle juures ei meeldi, on see, et nagu ma iga kord olen mingi niimoodi, on ju, kas ma teen ära. Okei, täna on juba laupäev, aga ma tean, mu vlogi vahed on mega pikad. Mingi päev vlogin, mingi päev vlogi. Lihtsalt, kui mul tuleb meelde, siis ma teen, on ju. Aga positiivne uudis, koolivaheaeg hakkas ja nüüd mul on kindlasti rohkem aega teha mingi ägedaid videosi TikTok'i, YouTube'i, ma arvan, ma selle vlogi lõpetan siin koolivahe algusega ära ka vaikselt. Aga ja eile oli mul live TikTok'is ja ma andsin teada ka, et ma hakkan YouTube'i tegema, aga suht vähe inimesi oli kohal kahjuks. Kui oleks rohkem olnud, oleks ägedam võib-olla olnud teada anda. Jah, aga ma arvan, et ma suveperioodil nii palju laive ei hakka tegema, sellepärast, et ma olen seda tähele pannud tegelikult, kui ma teen suvel laive või nüüd nagu mingi paari kuude vahedega, siis kui ma teen suvel laivi, kus on soojim ilm, inimesed on rohkem õues, siis seda vaadatakse vähem, sest nii palju inimesed lihtsalt ongi õues rohkem ja sellepärast jah, ma kindlasti ise proovin ka rohkem õues olla, aga jah, ma just planeerisin või olen siin hakanud mõtlema ühe ägeda challenge'i peale, mida võiks teha YouTube'is veel ja selleks ma pean veel tegema ja ma arvan, et ma pean maikuus ka mingi aeg laivi tegema või juuni alguses, sellepärast et kui Hendrik, ma ei tea, kas ma olen teile, kes te YouTube'is mind esimest korda näete, olen näinud, et mu vend on Hendrik ja ta on praegu Ameerikas, ülikoolis õpib, aga kui ta tuleb tagasi, ma hakkame tema kindlasti videosi tegema. WhatsApp, kui sa seda pealt vaatad. Muide, see mäletatavalt PowerPoint ehitus, mida ma teisipäeval tegin, näitasin teile. Reaalselt, ma läksin eile tundi ja tuli välja, et me ei peaks seda esitama. Ei, me peame seda esitama, aga me teeme seda hoopis hiljem. Ja mul nagu oli veits nagu tunnis oli siuke online ja nagu mingi ma pean, alati esitustega on siukene veits närv sees on ja. Ja siis see on nagu see tunne, kui ma ei pidanud seda tegema. See oli nagu nii hea, nagu, kui sa kuuled, et sa ei pea tegema. Aga selle eest andis meile õpetaja Opikust, ma ei tea, kas teate, mis asi on Opik, aga see on mingi veebikeskkond, kus saab õppida ja otsida asju, teha nagu, sealt andis meile hunniku asju nagu teha. Aga jah. Okei, täna on juba esmaspäev, ma tean, ma ei mäleta, kas me eelmises klipis ütlesin ka sama asja, aga reaalselt ma vlogin nii väikeste vahedega nagu. Ma vlogin või nii pikkade vahedega. Ma vlogin mingi reedel ja siis järsku on esmaspäev nagu. Aga täna ma actually vlogin. Ma luban teile seda. Ma vlogin. Ja, ma just vaatasin, ma homme panen selle vlogi just üles ka. Ma just vaatasin, et mul on nagu see, kui ma korraks teen mingi klipi, siis sellest tuleb mingi hästi pikk, on ju. Ja siis põhimõtteliselt niimoodi vlog ongi, et üks klipp on 2 minta ja niimoodi lähebki. Ja, aga täna ma vlogin. Ma peaks praegu on kell 12:30, umbes 12:30 aeg äkki. Täna ma käin seal pika aega planeeritud realiseerimiskeskuses ära, ma arvan. Ja võib-olla teen siis mingi TikTok'i ka või näitan siin videos äkki mingeid ägedaid asju. Kuigi võiks ka tegelikult näidata, aga täna ma lähen linna ja linnas käigust sellest saab ka midagi ägedat vlogi teha. Aga muidugi muud väga midagi tegelikult praegu plaanis ei ole. Okei, what's up, mina jälle siin. Mul on nagu actually väga igav. Okei, basically ma pean ootama oma ema, kes läks arsti juurde, mingi 20 minta, lihtsalt istuma, niisama autos, kus on palav, kus pole õhku, aknad alla siia lasta. Okei, tegelikult saab küll, aga ma ei viitsi. Ma ei tea, ma vist auto käima pärast mingi auto mingi lendab õhku, vaata, mängime ja käim. Igatahes, ma olen siuke tunne, nagu ma oleks mingi käteka detektiiv nagu.
siukene veits nagu ma jälgin inimesi, kes siin kõnnivad siin ringi. aga mida, mu emps jättis mingi kohvi siia, ma ei tea, proovime kohvi tasting video. okei, no. Igatahes ma ootan ära, siis me lähme realiseerimiskeskusesse. Let's go, ma tahan midagi ägedat. Tahaks mingit, ma ei tea mida isegi. Ma peaks TikToki teha seega, ma arvan, ostan sealt midagi ja siis teen sellest mingi TikToki kokku. Aga jah, ja õhtu pean selle video hakkama kokku panema. Realiseerimiskeskuses käidud, maasikad laual, nii et me küll sealt ei saanud, aga mul emps sai küll. Jep, aga hakkame TikToki tegema. Aga põhimõtteliselt sellega mu päev lõppeski. Tegin veel ühe selle TikToki. Aga kui sulle see video meeldis, siis vajuta muidugi like, subscribe ja näeme varsti!